Lumi on sulanud ja kevad käes, mis tähendab põllumeestele, et uus hooaeg on pihta hakanud. Kui me vaatame täna tegelikult taliteraviljade ja viljade olukorda, siis põld on täna hetkel veel ilus, aga ega me teame, et üks asi on see, et kui teravili tuleb nii-öelda talvest välja, kui ilus või on, et siis on veel veel päris mitu kuud, millal ta võib veel meil rikki minna ja päeva lõpuks on ju see, et on maailmaturu hinnad, et mis see maailmaturu hinnad ükskord on, kui me oleme selle teravili ära võtnud. No murekoht on see, et oleks veel natuke kauem lund olla, läheb kole kiiresti kuivaks. Kuupäeva vaadata, siis nii vara kevad ei tahaks nagu veel tulla, et võiks nagu oodata sellega, aga muid muresid on, pilvi on palju praegu taevas, et kevad päike küll särab, aga eks need muud mured varjutavad seda natukene küll, Muidugi kõik see suurem murekoht hetkel põllumeestel on ikkagi piimahinnad, mis on üle maailma hakanud kukkuma ja kukuvad põllumeeste sõnul kindlasti veel. Ja muidugi kui me näeme ka kaubanduskettis, et erinevad kaubandusketid poes maksab liitrine 2,5% rasasusega piim 12 senti koos käibemaksuga. Ega see meid ka põllumehi nagu rõõmuseks ei tee, et kindlasti see kett võib algul öelda, et me teeme turundust ja maksame ise kinni, aga ütleme ausalt, et ega meil on ka tuldud juba meie piimahindasid nagu allapoole tõmbama just selle jutuga, et kaubandusketid pakuvad juba selliseid hindasid ja kui üks pakub, siis tahavad ju kõik järgi minna. Muidugi see, mis toimub hetkel e-piimas, teeb põllumehed vägagi murelikuks. No see ilmselt mõjutab tänapäeval kõiki tootjaid, vähemalt mitte neid, kes sellega seotud otseselt on, aga turgu laiemalt, see ilmselt mõjutab kõigi tegevust. Ja see mõjutab kogu Baltikumi turgu. See ei mõjuta ainult Eesti turgu, vaid mõjutab kogu Baltikumi turgu, sellepärast ikkagi meil nagu tööstused ja põllumehed, et kuidas ma ütlen, et tootmine nagu rohkem on Eestis nii-öelda suuremad farmid, aga piima töötlemine suurtemate tööstuste näol on jälle Leedus. Et siis, aga see on alati selge, et äri on äri, et kui nähakse, et kuskil Baltikumi otsas on nii-öelda nagu kombinaat, mis nagu ei suuda piima eest maksta ja sealt kõik ära jooksevad laiali, ega siis keegi jätta seda võimalust kasutamata, et siis nagu ka. See on äri ja see on nagu loogiline, aga täna jälle siis on põllumehed nagu sinna vahele jäänud ja kes vähem, kes rohkem, et kes on rohkem pihta saanud, kes vähem pihta saanud. Tööd iga päev tuleb ära teha, et tööd tegemata jätta ei saa ja eriti mis puutub loomakasvatust seal nagu vahet ja hingetõmmet ei ole, et see on ikka käib 7 päeva nädalas see töö ja eks need kohustused tuleb teha. Juba sellel neljapäeval lähevad Eesti põllumehed paljudes kohtades Eestimaal just selliste suurte masinatega oma meelsust avaldama. Ja see on pigem suunatud poliitikutele. Et just poliitikutele sellepärast, et Euroopa Liidus on ammu käimas järgmise toetusperioodide läbirääkimised ja me tahame tegelikult nagu nii poliitikutele kui ka siis nii-öelda otsustajatele näidata, et põllumehed on ikkagi olemas. Ja miks just neljapäeval? Sellepärast siis on ka Riigikogus selline teema, et kas siis nagu toit on strateegiline majandusharu või mitte. Me tahame näidata, et igal juhul toit on strateegiline majandusharu ja olgu mis on, aga inimene üldjuhul sööb 3 korda päevas ja tahame või ei taha, aga põllumehed ikkagi toodavad selle toidu, et laboris täna veel katsetused, mis tehakse ja kuidas tehakse, et see ei ole veel kuidagi sellel tasemel, et me saaks laboriga hakkama ja ikkagi põllumees toodab toidu ja põllumees peab alles jääma.